head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebi-tv vaatajad. Täna on me siin jälle Andresega koos. Tere Andres! Tere Andres! No näe, räägime juttu ja alustame ikka suurtest asjadest. Ja. Alustame ikka Trumpist. Mul niisugune kogemus peale seda Trumpi valimistulemuste selgimist. Kuulsin esmaspäeval intervjuud ühe California eestlasega, kes rääkis, et nende seal, kus tema elab, selles ülikoolis jäeti ära loengud, sest tudengid ja õppejõud olid Trumpi võidust nii palju stressis, et ei olnud võimelised õppetegevusega tegelema. Tegemist on siis väga labiilse närvisüsteemiga inimesed, ehk siis labiilne, see tähendab mitte püsiv, ebapüsiv, ebastabiilne, mitte stabiilne. Ja selline inimene, kuidas nad on üldse saanud üliõpilaseks, kui nende närvisüsteem ei pea vastu sellele, et aeg-ajalt valitsused vahetuvad, valitsuses olevad inimesed vahetuvad, õppejõud vahetuvad, siis ülikooli mingisugune administratsioon vahetub ja see on selge, et asjad ja inimesed vahetuvad. No jah, aga närvid, kui sellest on närvid läbi, ma ei tea, kui mina oleks ülikooli mingisugune õppeprorektor, oleks käskkiri järgmisel päeval seina peal, need ja need õppetööst viilimise pärast, kõrvale hiilimise pärast, kas noomitus või stipist ilma või kui saavad mingisugust stippi ja nii ongi. See, missugune valitsus on, kes kus on, vabandage, te olete siia tulnud õppima. Te ei ole tulnud siia poliitikat tegema. Aga mina olen kuulnud jälle seda, et ükskõik mis ka ei oleks, aga iga valge ameeriklase kohta tuleb kindlasti vastu võtta vähemalt 3 latiinat. Eks see ole mingisugune üleüldine protsess, et endise presidendi Joe Bideni ajal toodi sisse väidetavalt. Vaevalt, et keegi neid nüüd inimese hinge täpsusega on üle lugenud, aga umbes 20 000 Ladina-Ameerikast üle Mehhiko piiri ja kõik see seltskond on Bideni valijad. Ja nad saavad otse kohe valimisloa ja olge lahked ja mõni hääletab isegi mitu korda ja nii need asjad on käinud. Aga seekord jah, läks niimoodi, süvenemata nüüd sellesse Ameerika Ühendriikide valimissüsteemi. Fakt on see, et Donald Trump on Ameerika Ühendriikide 47. president. Fakt on see, et 20. jaanuaril peaks ta ametisse astuma. Fakt on see, et juba ta ümberkorraldusi teeb, seda jälgitakse väga tähelepanelikult. Ja peaaegu, et fakt on ka see, et kui keegi küsib praegu Eestis, et kes praegu Ameerika Ühendriikide president on, siis suure tõenäosusega öeldakse, et see on Donald Trump. Tegelikult on ikka veel kuni 20. jaanuarini Joe Biden. Kuule, aga sa oled kuulnud seda, et demokraadid tahavad seda, et Biden astuks tagasi, et siis Kamala Harris saaks nagu kompensatsiooniks natuke aega president olla. Ja ma olen seda kuulnud, küll seda räägitakse ka päris tõsiselt. Aga seal on ka veel see asi, et tahetakse ära kulutada kõik see raha, mis on Ukraina abiks mõeldud. Tegelikult kõikidest nendest summadest, mis on Ukraina abiks läinud, see on umbes 80 miljardit siiamaani. On umbes 70 miljardit jäänud Ameerika Ühendriikide kõikvõimalikele kompariidele. See ei ole kunagi Ameerikast välja läinud. See on lihtsalt arvestuslik raha, sellest on saadetud kõikvõimalikke relvi, kõikvõimalikke sidesüsteeme, kõike muud abi. Ega seda raha sinna pole saadetud. See oleks ikka ära varastatud niikuinii. See praktika on ülemaailmne muide. Suur osa nendest rahadest varastatakse ära juba enne, kui see liikuma hakkab. Osa varastatakse ära koha peal ja nii edasi. Kuule, aga ütle mulle seda, miks jaoks meie meedia kollitab meid kogu aeg selle Trumpiga? Meie meedia kollitas meid kogu aeg hoopis teise seltskonnaga ja oldi peaaegu kindel, et see teine seltskond võidab. Panus on tehtud sellele. No ja. Nüüd on näha, kuidas Saulustest on saanud Paulused ja need, kes eile Trumpi ohjeldamatult sõimasid, need täna juba on muutnud seisukohti ja ei, tegelikult ikka see pole see Trump, mis ta tol ajal oli ja
Trump on ikka palju muutunud ja me peame ikka läbi saama ja me peame ikka nii ja tegelikult ega võib-olla nii hull ei olegi. Mingisugust järjepidevust siin meie ajakirjanduses selles mõttes kiidavad, kui homme, ma kujutan ette, et tuleks siia mingi Mongoolia või ükskõik kelle, Senegali mingisugune valitsus meil, siis hääletatakse ka kohe või reastutakse ümber ja hakatakse seda kiitma. Ega kui tuli 1940 tuli Nõukogude võim, käituti täpselt samamoodi. Kuule, aga ei, nii ei olnud, eks ole, sellepärast, et minu arust oli kuskil meedias oli lugeda ka peale Trumpi valimisi oli veel lugeda seda, et kuidas Eesti valijad on ka kõik masendunud. Jutt oli Mirko Ojakivi Eesti Rahvusringhäälingu saatest, kus ta rääkis sellest, et hommikul jah, kui need valimistulemused tulid, siis eestlased olid kõik väga suures nukruses või kuidagi pettunud nende valimiste tulemuses. See on täiesti vale jutt juba sellepärast, et mitte kuskil ei ole keegi küsinud kellegi käest. Mis te soovisite, mida te tahtsite, kas te soovisite nii, kas te soovisite nii. Kust koha pealt pärinevad need andmed selle kohta, et enamus Eesti rahvast oli sügavasti pettunud. Neid andmeid ei ole mitte kuskil keegi välja toonud, siis see on tegemist inimese enda fantaasia. Ehk üksikul laiendamine üldisele. Ta tundis, et näiteks saatejuht tundis, et tal on assotsiatsioon selline, tema tunneb ennast niimoodi, ju siis teised ka tunnevad. Ja teda ei huvita, kuidas see seis tegelikult välja näeb, vaid tema arvab, et kui tema juba tunneb, tark ja autoriteet, nagu ta endast arvab olevat, järelikult ka teised. Ja kui nad ei tunne, võt siis nüüd kallis rahvas hakake tundma. Nii et ühesõnaga ma saan sinu jutust aru niimoodi, et sinu poolt nimetatud kodanik lihtsalt ei rivistunud õigel ajal ümber. Jah, just nimelt. Okei. Siis on nagu asi aru saada. Jah. No aga, nojah, Kamala Harris muidugi peale valimisi esines ka revolutsioonilise ülekutsega ikkagi, et 4 aasta pärast vaatame, mis üldse saab aga sinna ta lisas selle kõne juurde, lisas selle, et tegelikult tema keha on ikka tema oma ja tema otsustab, mis selle kehaga teha. Ma ei saanud aru, et kuidas see, mis kontekstis see nagu oli. Ei tea. Ta tol hetkel tundis, et tema keha on tema oma. No igal juhul tundub, et sotsialistid ja feministid said tõsise löögi. Aga tundub, et nende ideoloogia Ameerika naisi eriti ei kõnetanud lähtudes valimistulemustest. Ameerika naised, palju neid on, ei tea, aga seda alati võimendatakse. On alustanud ka 4 ei liikumist, siis tähendab, et protestiks selle vastu, kõik need feministid, et nüüd 4 aastat me ei jaga meestele seksi, me ei suhtle nendega ja me ei räägi nendega ja üleüldse ignoreerime neid igal võimalikul juhul. See ei ole ka mitte midagi uut, sellepärast, et kunagi, kui ma ei eksis, oli Antiik-Kreeka satiirik Aristofanes, kes kirjutas Lysistra, selline näidend oli. Ei tea. Ja seal oli, tegevus käis Ateena linnriigi ja Sparta linnriigi vahel. Ja sõda käis, Sparta riik ja Ateena mõlemad tuntud ju. Ja siis naised Ateenast pakkusid ka sellise võimaluse välja, et ärme ei anna meestele seksi, enne kui rahu on jalule seotud. Ei tulnud sellest asjast siis välja midagi ja ma võin ennustada millegi pärast, et nüüd ei tule ka sellest midagi välja. No aga ikkagi hea, et me ei ole Ameerikas. Seda küll. Aga teine asi, millest ju palju räägitakse viimasel ajal, on ka tõepoolest, eks ole, aktuaalne teema on riigieelarve. Kõik kaebavad, et nii poliitikud kui avalikkus kaebavad, et ei saa sellest tegevuspõhisest riigieelarvest tuhkagi aru. Meil oli siin esmaspäeval Urmas Reinsalu ja tema luges äärmiselt täpselt läbi selle seletuskirja just selle kohta, et kui palju raha järgmisel aastal
eraldatakse Rail Balticu jaoks. Ja ta luges ära, see oli 10 erinevat kohta, kus sellest Rail Balticu finantseerimisest räägiti ja kõigis 10 kohas olid erinevad summad. Ja siis tema arvas, et loogiliselt tõenäoliselt tuleb siis lähtuda nagu sellest, et missugune on kõige suurem summa. Et see peaks siis igal juhul täppi minema. Ma arvan, et tuleks läheneda uudselt ja liita kõik need 4 summat kokku ja lähtuda sellest. Vaat, seda ei ole kuskil tehtud ja seda mina ja siis see muidugi jagada seal osalejate vahel. Ka kuidagi. Aga see on mitte proportsionaalselt, vaid siis kuidas kellelegi. No igal juhul tundub, et Rahandusministeerium seletuskirja tegemisel hoidus sellest. Võt meil on, kui kallid vaatajad ja kuulajad, kui me korraks vaid süveneme ainult sellesse ühte sõnasse, terminisse, tegevuspõhine eelarve, tegevuspõhine, mitte tulemuspõhine, vaid tegevuspõhine. Näiteks Andres, kui sa saadad mu poodi, ütled, et käi ära. No ma lähen uksest välja, tulen natukese aja pärast tagasi ja sa ütled, et pane lauale siis. Ma ütlen, mis asja? Käisid ju? Käisin. Tõid. Ma ei pidanud midagi tooma. Aga mis sa seda poodi läksid? Meil oli tegevuspõhine. Ma pidin poodi minema ja siis ilmselt ka tagasi tulema. Ega see, kas ma midagi tõin, kas midagi saavutati, see pole üldse tähtis. Meil on mõõdikud. Ja mõõdik seisnes mitu korda käis. Kõik on tegevuspõhine. Kui perenaine läheb kauplusesse, sellepärast, et kauplusesse minna ja sealt tulla, see on tegevus. See on sinu tõlgendus. Sinu tõlgendus on see, aga tegelikult on asi hoopis teistmoodi. Tegelikult tuleb asi ajada nii segaseks kui vähegi võimalik, kulutada raisata kogu raha ära. Rail Balticut ikka ei ole, reisijad millegipärast ei sõida, sest lätlastel on uurimine pooleli, kus on rahad saanud. Kõik see nüüd tuleb välja. Saksamaa välisminister Madame Baerbock teatab, et nüüd ka igasugustest muudest eurorahadest võetakse see ära, sest Ukrainat on vaja jälle kuidagi moodi aidata. 37 miljardit. Ära mine nii kaugele. Jääme ikka lähemale. Näiteks läheme automaksu juurde veel korraks. Nii. Ja seal seoses automaksuga meie ütlesime, et ja tegime taotluse, et tuleks need vanaduspensionärid, kes on õigustatud saama puude toetust, et need tuleks automaksust vabastada. Ja mida kirjutas Sotsiaalministeerium, et nende materiaalne ilmajäätus ei ole piisavalt suur. Ma hakkasin uurima, mis tähendab materiaalne ilmajäätus? Ja see on 13 karakteristikut on seal, mis määratlevad materiaalset ilmajäätust. Üks oli siis, kas sina jõuad ära maksa oma eluaseme maksud. Üks nendest oli, mis mulle meelde jäi, oli, et kas sa saad üle päeva süüa liha või kala. Ja kolmas, mis mulle hästi meelde jäi, kas sul on 2 välisjalatsid. Ülejäänud mulle ei ole kahjuks meeles. 2 välisjalatsid peavad olema? Põhimõtteliselt, kui sul need 3 asja on kindlasti ka juba olemas, seal võeti arvesse 5. Et kui sul 5 asja olid olemas, siis sa ei ole materiaalselt ilma jäetu. Aga mul ei tule kahjuks 2 asja, 2 karakteristikut ei tule mul meelde. Aga mul on 2 välisjalanõud. On kummikud ja on mingid muud asjad, mis kvalifitseeruvad näiteks saabasteks. Aga millel ei ole taldu, mitte ühelgi. Ära mine üksik asjadesse. See ei ole. Kummik on, king on. Selge. Sussidest ei räägitud midagi. Aga lähme veel mõõdikute juurde. Vaat. Mõõdikud. Selles eelarves on niisugune asi. Tulemuste valdkond on õigusriik.
selle nimetusega. Tulemusvaldkond. Tulemusvaldkond on õigusriik ja siis selle all on siis karistuste täideviimise programm ja selle kuluread. Ja siis ja mõõdik, mis on inimeste arv, kes tunnevad end oma kodutänaval turvaliselt. A naaber tänaval? Ei, sellest ei räägita. Ainult oma kodutänaval? Ja tunnevad ennast turvaliselt. Turvaliselt. Näiteks Harju haridusministeeriumi tegevust mõõdavad 100 mõõdikut. Kuidas neid meie haridusminister kõiki saab jälgida või kes seda jälgib või jälgivad osaliselt või on ära jagatud või mismoodi ei oska. 100 mõõdikut? Jah. Kas see siis on kuidagi inimese pähe või kuidas ta ennast tunneb? Ja siis on veel rahatarga riigi programm 350 miljonit, millest 300 miljonit moodustab laenu intressi kulu. Kuidas see tundub? Kas on raha tark või ei ole? Kas võtta... Kas raha on tark või siis see raha omanik tark või kasutaja või... Protsess kui selline, eks ole, kas on tark siis võtta 350 miljonit kulutada, 300 miljonit kulutada intressi peale. Kuidas on tark minu meelest teha? Kõigepealt töötad, see on kodanik olemas. Sa tahad öelda, et ära võtta laenu, siis on ka intressi vaja. Kuidas tuleb teha? Kõigepealt töötad transpordiametis. Teed omale süsteemid selgeks. Siis lähed transpordiametist, asutad või lähed tööle ettevõttesse Geolepp ja teed transpordiametile mingisuguseid mõõtmistöid 193 miljoni või 193 000 eest oli hea. Aga ja kasudesse paned 118. See on kasudega töötamine. Kõigepealt sa seal töötad, siis tuled ära, sul on süsteemid selged, inimesed tuttavad, larts ja sellise kasumlikkusega, palun väga, nii on tark käituda. Ja aga vaadake, transpordi investeeringute programmi mõõdik on liiklusõnnetustes surnud inimeste arv. Oota, kuidas? Jah, ei sa kuulsid õieti. Transpordi investeeringute programmi mõõdik. Transpordi investeeringute programmi, mitte eurodes ega midagi, aga laipades. Tahetakse, et praegu on 54, aga tahetakse, et see langeks 40. Ja see on transpordi investeeringutega seotud. Jah, just. No tekkis sul mingi assotsiatsioon või tekkinud mingit moel? Minul, see on dualismi filosoofiast, ma tooksin siia juurde dualismi, nagu meil paljude asjade puhul käib, et kui me ehitame rohkem kiirteid, kiirteedel saavad tihtipeale inimesed surma. Järelikult me kaudselt suurendame inimeste surma saamise võimalust. Ei, antud juhul tuleb välja, et see on pöördõrdeline. Peaks olema. Mida rohkem raha sisse, seda vähem laipu. Just, jah. Ja kui õnnestuks 100 miljardit panna, siis ei ole ühtegi laipa. Siis on -3 laipa. Ma ei tea. Ütlen ausalt, ei tea. Aha. Ja. Aga no ma olin ka tegelikult kaasatud riigieelarve kokkutõmbamisega. Ma saan aru, et sulle meeldis seal väga. Ei, ma jagan teile lihtsalt oma mulje. Just, sa istunud seal niisama aega noogutanud, sa tegid tähelepanekuid. Ja suure tänu tundega me muide kuulame seda siin, sellepärast, et see on äärmiselt silmi avav, millega tegeldakse, kuidas seda kõike kirjeldatakse ja mis sõnu selle kirjeldamiseks kasutatakse. Seal oli nimelt, räägiti lesepensionitest, et see tuleb likvideerida kui mittevajalik rudiment meie süsteemi juures. Kuna meil leskesid ei ole? Ei, et me liiga vähe on. Leskesid või pensione? Leskesid on vähe. Neid tuleks siis juurde. Kuskil... Jah. Et neid on seal kuskil 6 000, kes neid asju kirje panevad. Kas nad kuidagi moodi
noh, pärast seda teksti mõttega ka läbi loevad või? ei, oota, las ma jõuan ikka asjani teada. Ja siis perehüvitiste seaduse muudatuste eelnõu järgi tuleb siis, kui praeguseni saab siis see naisterahvas, kes kasvatab kodus 2 last, saab siis tervisekindlustuse või ravikindlustuse selleni, kuni nad kooli lähevad. Siis nüüd on leitud, et pole seal kodus istumist midagi vaja. Et aitab, kui lapsed on 3 aastat vanad, pange nad lasteaeda ja minge tööle. Mina ütlesin, et kuulge, et seal seletuskirjas oli kuidagi öeldud, et me suuname naisterahvaid tööturule uuesti tagasi. Siis ma ütlesin, selle peale ütlesin seal ka, et see ei ole mingi suunamine, kurat te ähvardate ju. Et kui te tööle ei lähe, siis võtame ravikindlustuse ära. Ja muidugi. Noh. Aga noh, sellest ei ole midagi. Aga siis 3. asi oli pensionäritoetus. Pensionäritoetus oli siis niisugune asi on, eks ole, et kui üksi elava pensionäri toetus, eks ole, 200 eurot aastas saavad üksi elavad pensionärid ja siis, kui nad läksid ka kodus enam üksi hakkama ei saanud ja läksid hooldekodusse, siis maksti neile seda edasi, seda 200 eurot aastas. Aga nüüd leiti, et seda pole vaja. Ja siis seal sotsiaalkomisjonis niisugune liige nagu Irja Lutsar arvas niimoodi, et seoses sellega, et osa pensionäridest, kes on hooldekodus, noh, ei saa seda toetust. Et siis oleks õiglane, et võtame nende teistelt ka ära. Et siis on õiglus maailmas. Kui võtaks Irja Lutsari Riigikogust ära, kas see oleks õiglane? Jah, noh. See on nagu, ma ei oska selle kohta öelda, ma ütlen nagu soliidne inimene ütleb, no comments. Jah. Aga veel ma panin tähele, et teine komisjoni liige Karmen Joller näppis terve selle jutu ajal, näppis lihtsalt telefoni ja oligi, aga siis kui oli vaja hääletada, siis ta tõstis käe ja hääletas loomulikult selle poolt, et kõik need asjad ära võtta. Ja siis, kui ma küsisin ühe sotsiaalministeeriumi naistele või ütlesin, et kuulge, et siin paistab välja nendest seadusandluse algatustest, et siin on tahetud iga hinna eest midagigi kokku hoida. Ja siis see naisterahvas ütles, et jah, see mõte meil oli küll. Nii et küsimus ei ole seadusandlus, ei ole mitte sellest, et kuidas inimestel midagi paremaks teha. Ei, nende seaduse eelnõude eesmärk oligi ainult võtta ära. Ma võin nimetada joonelt praegu 10 suurt mingisugust MTÜ'd ja mingit instituuti, mis võiks päeva pealt kinni panna ja mitte midagi ei juhtuks. Mitte midagi ei jääks tegemata. Tõsi, mõned lollused jääksid tegemata, suur hulk raha jääks raiskamata. Ei ole midagi lihtsamat. Aga ei, vastupidi, neid MTÜ'sid ja kõik võimalikke neid riiginisade otsas olijaid, neid tekitatakse vastupidiselt kogu aeg juurde. Mis on kasu sellest samast nimetatud Jollerist ja Lutsarist? Konkreetselt nendest 2 isikust. Mis on nende tegevuspõhine? Nad istusid, näppisid telefoni ja siis hääletasid. See on tegevuspõhine. Nüüd, mida sellega saavutati? Sa ei ole ainuke, kes seda küsib. Sellel samal koosolekul oli koos minuga oli ka niisugune Riigikogu liige nagu Kalle Grünthal. Ja ta küsis siis ka, et mis pakasuha see niisugune on, et kas me siin räägime midagi või räägi, eks ole, tema nõudis nende käest, nende sotsiaalministeeriumi töötajate käest mõjuanalüüsi. Ja siis vastavalt sotsiaalministeeriumi töötaja otsast, et no mis mõjuanalüüsi, et see on valitsusest juba läbi käinud, et millest me räägime. Aga mida me siis kokku siia tulime üldse? Raiskame enda ja teiste aega, kus juures aeg on taastumatu ressurss.
ja sellega tuleks hoopis hoolikamalt ümber käia. ja, aga noh, meil on muid asju ka siin. Räägime natuke meretuuleparkidest ka. Oi. Kõige toredam lugu on see, et ei saa aru, et palju elektrit vaja on. Ei. Arvatakse, et kas 2 või 4 teravatti. No 100% vahega. Ei, siin ei ole, siin on küsimus tõsine, sellepärast, et sellisel juhul, kui me ehitame selle kuradi tuulepargi või meretuulepargi selle 4 teravati peale, eks ole, võimsuse, siis tekib ju see moment, et kui meil seda kuhugi panna ei ole, siis meie poolt doteeritud elektrienergia müüakse naaberriikidesse turuhinnaga. Nii et me maksaks siis nagu me doteeriks neid muidugi. Jah, lätlasi ja soomlasi ja kõiki doteeriks. See on juhitamatu energia, see on tegelikult rämpselekter. Ja kuskil pidavat olema, mina isiklikult ei ole seal lugenud, aga kuskil pidavat olema mingisugune väike reakene selle mingisugusel valitsuse dokumendil, kus on märgitud ära, et tuleb tagada tavaliselt oodatav kasum pikema aja vältel. Oodatav kasum on muide dotatsioon, mis läheb nende energiaettevõtete taskusse. Kusjuures need on riiklikud ettevõtted, nende juhid saavad tohutus. Ei, no seal on ikka neid ahveriste ka. No, mitte ahveriste ka, aga nimetame tegelikult asju õigeti nimedega. Meil ongi suurel määral ahveristid ja šarlatanid nende pumpade juures. Midagi teha ei ole. Nii on see kuidagi moodi sätitud ja millegipärast vaadatakse sellele olukorrale nii, et nii see ju just kui peakski olema. No aga läheme siis siit edasi kohe metanooli juurde. Ka see on üks lõbus asi. Ja hiljuti oli Pärnus seminar sünteetiliste kütuste tootmine avamere energiaga, uue vesinikumajanduse edendamine. Kahjuks puuduvad konkreetsed näited, et kuskil oleks sellest midagi välja tulnud. Sellest ei saagi põhimõtteliselt midagi välja tulla. Seda on tehtud mitmel pool maailmas, see on läbi kukkunud. Ja nüüd tuleb ka meie majandusminister Keldo, kes ise tuleb sinna kohale, räägib sellest, kuidas meil seda nii tohutult vaja on ja kuidas me hakkame metanooli tootma ja siis kõik lennukid lendavad, tarvitavad metanooli. Ennem võtame ikka metsa maha. Seda metsa ongi vaja, miljonilised mahud, seda metsalepingut on vaja. See on see, mida nendel hollandlastel vaja on. Tuletame meelde Hollandi ajalugu. Hollandi saadik muide oli ka kohal ja vaatab selle, ta vaatabki seda täpselt nagu Surinaami või kunagist oma mingisugust kolooniat täpselt samasuguse pilguga. Hollandi oli tuntud, kes on suurel määral oma rikkuse üle maailma sõna otseses, mitte kaudses, vaid otseses mõttes kokku röövinud. Ja nüüd tahetakse siin püsti panna midagi, millest siin pärismaalased kas aru ei saa, ei taha aru saada või on lihtsalt eesti keeles öeldes ära ostetud. Mingisugust muud selgitust siin lihtsalt olla ei saa. Need tehnoloogiad ei tööta. Ja muide, mitte mingisugust põhimõtteliselt on see võimalik. Aga keegi ei küsi, kui palju see metanool maksma sellisel juhul hakkab. Mis on sellega kaasnevad toimed, mis sellest kõigest tuleb? Seda ei küsi mitte keegi. Ma ei räägi siin ümbruskonna reostusest või millestki taolist. Ei, see kõik võtab palju rohkem, kui me sealt mingisugust tulu saame. Need tehnoloogiad ei tööta, need on lootusetult vananenud ja lisaks on nad ka veel siia jõudnud mingisugustel väänatud kujudel. See ei tööta. Ei, aga hiljaaeg oli vist UPM või kuskil Soomes see suur metsatöös. 10, jah. Pani või paneb või pani kinni omal selle. Ja panidki sellepärast, et ei tööta. Ei ole võimalik. Võimalik on, aga ei ole ratsionaalne. Ei tasu ära, lihtsalt ei tasu. Aga meil lastakse sellepärast, et no meie oma sööb ju kõik ära. Öeldakse meie oma, et koli veel eemale ja hunte on palju ja karusid on palju. Võtame nende metsa ära. Kuskil peaks see arulageduse lõpp ka tulema, aga nagu ütles Einstein, et
kaks asja on lõputud. Inimese lollus ja maailmaruum esimese puhul ei ole kindel. aga mis sa tahad siis öelda, et roheelektri ja meie metsadest pärit puidu kasutamine ei tee siis vesinikku roheliseks või? Ei tee. Vesinik on vesinik. Ta on element Mendelejevi süsteemis, ta on omad kindlad omadused. Ta ei ole ei roheline, lilla ega must ega valge. Ei ole ka rohelist vesinikku, ei ole olemas. nii et sa ei ole kindel, et me saame selle lennukiga sõita? Ei, ma olen selles kindel, et me selle lennukiga sõita ei saa. Ega ei lähe ka? Ei saa. Kuule, hiljaaegu ma kuulsin Kliimaministeeriumi asekantsleri kellegi Jaanus Uiga intervjuu fosforiidi teemal. Nii. Ja siis kaks põhilist asja, mis ma sealt välja noppisin, oli see, et meie otsustame, kas kaevandame või mitte ja intervjuu lõpus lisas ta enne 2034. aastat kaevandama ei hakka. nii et nagu selles mõttes on mingisugune tähtaeg pandud. Aga ütleb akadeemik Kalle Kirsimäe, et Eesti fosforiiti ei ole kerge rikastada tasemeni, kus teda saab väävelhappega töödelda. Ja haruldasi metalle fosforiidis kätte ei saa, sest puudub majanduslikult tasuv tehnoloogia, et laboris võib seda kätte saada, aga see on ka kõik. Kuulake akadeemikud, meil on alati kaks poolust, meil on akadeemikud, tihtipeale teadlased, asjatundjad, ehk siis asjatundjad. Asjatundjad, jah. Asjatundjad, tõelised eksperdid, kes ütlevad, et ei saa. Ja siis on meil diletantidest, isegi mitte diletandid, vaid profaanid, kes ei tea üldse asjadest mitte midagi, mingisugused poliitikud, kes ütlevad, et saab küll. Nüüd on siis inimeste enda valik, keda uskuda, kellega kaasa minna ja kelle juttu tõsiselt võtta. No jah, aga seal on ikkagi minu arust kõige väiksem see sügavus, kus seda kätte võib hakata saama, ma ei tea, missuguses maardlas see oli. Kas oli Toolses või kuskil mujal on kõige minimaalsem sügavus on 30 meetrit. Aga kuni 90 meetrini. Ongi, siin on diktoneema kilda tuleb veel ja siin tegelikult võib-olla tahetakse selle varjus hakatada ka radioaktiivseid metalle ehk siis uraani kõigepealt muidugi kaevandama. Sakslastel oli juba sõja ajal see plaan siin ja tegelikult mingisuguse teabe järgi Eestis kaevandatud uraanist oli tehtud ka Nõukogude Liidu esimene tuumapomm. Aga kõik see sinna juurde ja muidugi siis püütakse igati seda kodumaist teadust maha teha või halvustada. Kujutate ette nüüd, et meil praegu öeldakse, et kõik see fosforiit, mida praegu seal proovina välja võetakse, see saadetakse välismaa laboritesse hindamisele, analüüside tegemiseks. Kas te tahate öelda, et siin Tallinna Tehnikaülikool, mis on kaugelt üle 100 aasta vana, siin on teadust tehtud mitusada aastat ja nüüd meil ei ole selliseid võimalusi, et mingisuguseid maagianalüüse teha, kas või siin samas Tallinna Tehnikaülikooli baasil. No asi on selles, et kardetakse lihtsalt, et tulemus ei ole soovitav. Et tulemus on objektiivne. Ehk siis meie omad ütlevad nii, nagu tegelikult on. Aga välismaalased ütlevad, sealt tuleb muidugi, oi, loomulikult on mõtet kaevandada. Ja lõpuks öeldus, ei tulnud midagi välja. 3 küla kukkus maa alla ja lisaks, vist ütles, et põhjaveest saab ja kõik nii edasi. Lisaks veel sinna juurde kõik võimalikud, siia on ju põgenenud Ida-Ukrainast kui palju igasuguseid põgenikke, kellel on täitsa ükskõik, kus koha peal kaevandada. Need kaevandavad siin suurepäraselt ja parima hea meelega, suurima hea meelega, samal ajal kui kodumaised siin võib-olla tõesti mõtleksid, et pagan, mida ma enda jalgu elust ikka nii väga siin õõnestan. See ei ole ka üldse välistatud. Kuule, aga Andres. Ja mitme otse, aga äärmiselt vastik. Sina ei saa õieti aru, ometi ma saatsin sind niisugusele seminarile, mille nimi oli Müksaton. Ma tänan sind, Andres. Sa oleks pidanud tulema sealt nagu uus inimene, aga ei ikka vanamoodi. Ma tulen sealt täiesti uue inimesena. Kõigepealt ma pean suur tänu sinna võimaluse eest sinna sattuda.
aga seal, mida räägiti ja mida seal kogesin, see on midagi enneolematut, seal oli tohutu. jaga ometi meie kuulajate vaatajad. kas te kujutate nüüd ühte saali, kus ees kõigepealt kõneleb Tartu Ülikooli kas teadur või mingisugune muu teadur, kes jutu järgi oli kõike muud kui teadlane ja kes püüdis selgeks teha, mis asi see müksaton on. Ja lõppude lõpuks pika pinnimise peale tuli välja, et müksaton, ma nüüd ei liialda mitte midagi, ma tegin konspekti. Ja ma tegin ka slaididest pilte, mis sinna tahvli peale mängiti või ette näidati. Müksaton on lihtsustamine. Kõik. Punkt. Siis teemad olid erinevad alates sellest, kuidas saaks niimoodi, et vanad ravimid saaksid viidud sinna nendesse ette nähtud kohtadesse. Umbes 100 inimest saalis jaotati umbes 10 või rohkemaks mingisuguseks seltskonnaks, kes kõik rääkisid omaette mingisuguseid muljeid millestki. Keegi millestki aru ei saa, kõik kisavad karjuvad, vahepeal hõigatakse. Võtke kohvi, võtke saiakesi, siin on. Mul muutus pilt üha kirjumaks, enam üldse ei saa aru, mis on. Siis tuli meie laua juurde mingisugune meie laua teemajuht. Meie teema oli, seal oli 8 naisterahvast ja siis oli üks soliidne härrasmees, kes oli tipikooli lõpetanud insener, kes vaatas kogu seda asja ja omavahel vahetasime, et me ei saa üldse aru, kuhu me oleme sattunud, mida me oleme sattunud. Meie teema pidi olema arutama oli selline. Miks pensioni kojukanne on parem kui panga ülekanne? Küsimus on esitatud sellisel viisul, mis mõttes parem või halvem. Ühel on kas mugavam või mitte mugavam, ühel on selline eelistus, teisel on teistsugune eelistus ja pidime hakkama seda arutama. Kõigepealt tuli üks daam, kes ütles, nüüd saame kõik omavahel tuttavaks ja algatuseks igaüks ütleb teise kohta midagi, mida teised veel ei tea. Tähendab, ise enda kohta ütled midagi, mida teised varem ei teadnud. Ma katsusin siis öelda seda, et vabandage, me näeme kõik esimest korda siin laua taga. Me ei tea üksteisest üldse mitte midagi. Kuidas siis saab varem midagi teada? Ei, ütleme midagi naljakat. Üks daam lõbusalt siis teatas, et... See teeb mulle tõesti nalja. Üks daam teatas selle peale, aga mulle meeldivad prantsuse bulldogid, kui tänaval läheb üks mööda, siis ma vaatan talle kohe järgi. Järgmine daam, ma enam ei suutnud jälgida, mida see ütles. Siis jõudis minu korda järjekord, mida ma ütlesin, teate, et mina olen meesterahvas ja ma olen oma soos kindel, olen seda sünnist saati olnud. Vaat kui tore, ja kes järgmine? Mul vajusid käed rippu, ma ei saanud enam üldse millestki aru. Ja siis teatas vahepeal hõikas Tartu Ülikooli teadlane. Lisaks meie eesmärk on siin veel see, et me hakkame maailma nägema läbi käitumisteaduste prisma. Siiamaani olete te maailma näinud. Ma ei tea, mis läbi mingi prisma. Nüüd käitumisteaduste prisma. Missugused on käitumisteadused kõigepealt? On sotsiaalteadused, on reaalteadused, on igasugused, ma tean enam-vähem, mis teadused on. Käitumisteadus. Läbi selle prisma hakkame me nüüd maailma nägema. Siis tuli uuesti daam, nagu selles Kopp-Villemaa laulus, naabri sünnipäev, plakitas perenaine käsis. Nii, mitte nüüd ei olnud lauda palutud, vaid nüüd hakkame probleemi lahendama. Mina küsisin selle peale tagasihoidlikult, vabandage, kas keegi on mingi probleemi sõnastanud. Milles see seisneb, mida peaks, nagu siin praegu üles kutsutakse, lahendama hakkama. Hakkame lahendama, küll see probleem siis ka välja tuleb. Kuule, Andres, ma pean sind jahutama. Jah, ei, tähendab, see ei ole võimalik. Lihtsalt ei ole võimalik, ma tundsin, et minu mõistuse natuke ajuraasutused, mis on siia veel jäänud, hakkavad kuidagimoodi imelikult siin koorukese sees pöörduma. Ma läksin värske õhu kätte ja lubasin järgmisel korral, mis on paari nädala pärast, jälle rõõmsalt tagasi olla. Vaata, kui tore, anna meile ikka teada, mis on juhtu. Aga nagu... Aga muidu see kõik toimub riigi rahadest. Ja kus raha pealt see kulu seda riigi eelarvest ei paista. Sööge tirukat, võtke kohvi.
see on tegevustoetuse eelarve, seda ei paista seal. Ma niimoodi, aga üks asi, mis kindlasti tuleb, ütleb Loone Ots tänases Postimehes, et uus hinnatõus on hullem kui tsunami. Nii et hakkab meil on üks ühine tuttav, kes väljendus seda, et hakkab külmutuskapi poliitika. Selles mõttes, et hommiku vaadad külmutuskappi, mis see maksab ja järgmine hommiku vaadad uuesti külmutuskappi ja mis ta nüüd maksab. Aga noh, nagu öeldakse, hakkab elama nagu mustlased. Mustlase guljaši retsept algab kustumatu väljendiga. Kõigepealt varastame paja. No nii, nagu öeldakse, aeg läheb, aga õnne ei kao, kui oled ise mees. Ja me katsume teiega varsti jälle kokku saada ja arutada neid asju. Saatuse teine ots on meie käes. Ärme laseme seda otsa käest. Ei lase. No nii, aitäh kõigile. Nägemist.